Tere, imelised hinged! Täna ma tahaksin rääkida rahast ja seda energeetiliselt. Mul hakkas peas praegu, ma hakkasin peas nagu iseenda keskis filosofeerima ja ma jõudsin väga huvitavate asjadeni, mida ma siis tahaksin jagada ja panna siis nagu videosse enda jaoks siis nagu lahti mõtestada. Just nimelt enda jaoks lahti mõtestada. Sest ma jõudsin päris sügavate asjadeni ja võimalik, et siit kerib veel midagi edasi. Ehk siis raha kui energeetiline vahend. Mis juhtuks siis, kui nii-öelda see paber, raha, see numbri kombinatsioon pangakontol justkui ära võtta, ehk siis korraks lihtsalt tekitada selline variant, et seda ei eksisteeri. Sest kuna kõik on energia, tegelikult iga asja taga on energia, isegi raha taga on kõik tegelikult energia, me toimime energeetiliselt. Ja kui võtta nüüd ära see paber, see mis iganes keegi on välja mõelnud sellise paberkujuna, paberkujul ja võtta ära nüüd ka need numbrid seal pangakontol, siis mis jääb järele? Siis jääbki järele ainult energia. Nii huvitav, kuidas meie fookus on praegu suunatud 98% inimestel on fookus praegusel ajal, see oli ka enne nii, praegu veel eriti tugevalt on fookus seatud sellele, et kuidas oleks võimalik saada võimalikult suurema kohalist numbri kombinatsiooni oma pangakontole või siis paberkujul siis nii-öelda kätte. Ja inimeste fookus on suunatud rahale, mis on siis lihtsalt kellegi välja mõeldud vahend siin füüsilises kehas. Ei saa seda praegu olematuks teha, see lihtsalt on nii. Me ei tea seda, mida tulevik toob, aga lihtsalt praegu on nii, et mis iganes see raha on, see on praegu olemas. Ja kui nüüd see ära eemaldada, siis mäng muutub energeetiliselt. Mäng absoluutselt muutuks, kui ei oleks meil olemas, kui meil üldse ei oleks sellist asja nagu raha ega mitte mingisugune numbri kombinatsioon, siis energeetiliselt oleks pilt absoluutselt teine. See ongi nii huvitav, kuidas ma praegu justkui visuaalselt näen, et inimesed paigutuksid hoopis teistes kohtades, nad teeksid hoopis mingeid muid asju oma elus, teisi valikuid, oleksid hoopis teises kohas oma eluga. Ja nad oleksidki nagu õiges kohas, nad oleksid paigutatud õigetele kohtadele, need inimesed siis, kui oleks selles meie reaalsuses praegu olemas sellist vahendit nagu raha. Sest praegu inimesed teevad väga palju otsuseid lähtuvalt rahast. Nad valivad töökoha, kus oleks võimalikult palju raha, mis siis, et töökoht neile tegelikult ei meeldi ja ei sobi. Nad on inimestega koos raha pärast, sellepärast, et mis siis saab, kui me lähme lahku ja siis ma ei saa hakkama. Inimesed raha pärast jätavad näiteks minemata kuskile reisile või kuskile kohtumisele või kuskile üritusele, isegi siis, kui sisetunne megalt kutsub, siis nad jätavad minemata, sest et mis siis saab, kui mul ei ole järgmisel kuul mitte midagi söögilaua peale panna. Ja see on nii huvitav koht. See on nii huvitav koht versus see, kui seda raha ei oleks. Siis vaevalt me oleksime koos inimestega raha pärast. Vaevalt, et me jätkaksime koos elu inimesega, kellega me tegelikult ei taha koos olla, lihtsalt raha pärast, sest raha ei eksisteeriks, lihtsalt raha ei oleks.
ja me hakkasime käima rohkem kohtades, kus me päriselt tahame, sest raha ei ole probleemiks, me lihtsalt läheme sinna, me saame mingisuguse vahetus, ütleme siis nagu tasakaalu vahetus kauba, ehk siis me anname mingisugust asja, mida me oleme kas siis ise meisterdanud või ise tootnud või mingi toiduasi, ma ei tea, mis iganes. Selle kohani ma veel pole jõudnud, aga ütleme nii, et mis iganes. Ehk siis inimestel ei oleks kuklas kogu aeg seda raha hirmu, et ma pean neid seda numbrikombinatsiooni teenima. Ehk siis kui võtta see hirm ära kuklast, et ma pean võimalikult suure numbrikombinatsiooniga, ma ei tea, arvu omale pangakontole teenima. Kui võtta ära see meie teadvusest, siis mäng totaalselt muutub. Me hakkaksime välja leiutama asju, mida meie oskame hästi, mida mitte keegi teine ei oska, sest meil kõigil on antud unikaalsed võimed ja anded, millest enamus inimesi muidugi mitte midagi ei tea, sest et meie fookus pole suunatud oma annete ja võimete ja oskuste arendamisele. Meid on ju maast madalast õpetatud ja pandud fookus sellele, kes me peaksime olema ja kuidas me peaksime olema ja mida me peaksime tegema ja mis on efektiivne ja mis moodusel suurena siis võimalikult palju raha teenida. Ja tahaplaanile on jäänud siis see, kes me ise tegelikult oleme, mida meie tegelikult teha tahame ja mis oskused meil tegelikult on. Sest et mitte kellegi oskus ei kattu teise inimese oskusega sellisel unikaalsel viisil, nagu just tema seda teha oskab. Ja igaühel ongi justkui selline supervõime või superanne. Ja kui nüüd inimestel võtta ära kuklasse mingi rahavärk nagu totaalselt, et seda ei ole, lihtsalt seda ei eksisteeri. Kui ma praegu energeetiliselt ette kujutan, et lihtsalt seda ei ole, siis ma näengi visuaalselt, kuidas nagu inimesed lihtsalt asetsevad. Justkui nagu on üks suur pusle, iga inimene nagu üks puslejupp. Kui praegu seoses selle raha teemaga on see pusle nagu niimoodi nagu täielik mess. Need puslejupid on mööda, ma ei tea, elutuba laiali, köögis, WC-s, need on tagurpidi, need on kuskil vahedes, need on kadunud, need on totaalne mess on. Ja kui võtta nüüd see raha energeetiliselt, raha see mis iganes üldse ära, totaalselt ära kustutada, siis on huvitav, kuidas ma näen, kuidas 80% nendest puslejuppidest asetsevad automaatselt õigetele kohtadele, sest inimene hakkab ise leidma seda, milles on ta hea, mis on see, mida ta tegelikult päriselt teha tahab, mis on see, mille poole tema süda tegelikult tõmbab. Ja siis ma näengi seda pilti praegu nagu niimoodi nagu puslena ees. Automaatselt, kui ma eemaldan ära selle energeetika, selle raha energeetika, siis nagu lähevad need puslejupid niiviisi nina ees mulle lihtsalt nagu niimoodi õigetele kohtadele. Ja siis ma vaatan peale, et nagu, vau, see on nii crazy, nagu täiesti crazy. See on nii huvitav. Ja siis ma hakkasin veel sügavamale kaevama ja ma saan aru, et see raha teema, ma saan aru, ongi meile siia pandud sellepärast, et nii-öelda nagu jälgi segada siis põhimõtteliselt. See võib kõlada veidralt, aga ma lihtsalt edastan selle info, mis läbi minu siis tuleb, on ju. Ehk siis mina lihtsalt edastan infot, mis läbi minu tuleb. Et see raha teema justkui heas mõttes ja halvas mõttes lihtsalt rämedalt segab jälgi. Inimesed on totaalselt kadunud, kaugenenud oma sellest tõelisest olemusest ja ütleme siis nagu sellest hingeteest totaalselt kadunud. Väga vähesed teevad täna seda, mida nad päriselt teha tahavad ja saavad siis raha nii-öelda nagu boonuseks ja elavad siis sellest ära. Ehk siis väga vähesed tegelikult teevad seda, mida nad on tulnud siia tegema, nagu hingemissioonina, oskused, mis iganes. See võid olla ka kingsepp ja megalt armastada seda tööd. See ei tähenda, et sa pead olema mingi juhuu inimene või mis iganes. Ehk siis, kui sa päriselt teed seda, mida ainult sina oskad hästi,
sellises oma võtmes, oma kastmes, oma unikaalse olemusega, siis ei ole vahet, mida sa tegelikult teed. Ja mõni inimene võib-olla tahabki olla poemüüja, talle megalt meeldib neid tooteid piibitada, inimestega suhelda ja ta teebki seda hästi ja ta silm särab ja ta hing särab ja see on okei. Versus teine inimene teeb seda sama ametit ja ta tegelikult vihkab oma tööd. Ehk siis puslejupid on totaalselt jumala mess, täielik mess. Nii, mul jäi üks mõte tahtis veel tulla, ma kaevasin sügavamale. Ja see segab jälgi. Millegi pärast on see raha teema meil siia maa peale tekkinud, see on juba väga ammu, on ju. Me ei tea, mis tulevik toob ja me ei tea, kas see tegelikult kaotatakse ära või ei kaotata ära. Aga energeetiliselt ma näen, et see raha tekitab megalt palju probleeme. Inimesed on totaalselt valede kohtade peal paigutatud energeetiliselt. Ja selline lause tuleb. Ja need, kes on siis leidnud selle, need, kes on siis aru saanud, et tegelikult ei ole oluline see kontol olev numbrikombinatsioon, vaid on oluline tegelikult see, et sa saaksid päriselt kontakti oma sisemise tunnetusega ja läbi selle hakkad siis tegema nagu asju, mis sulle päriselt meeldivad, sest et kui sa leiad üles selle tõelise enda eheda olemuse, kus oled ainult sina, reaalselt nagu lihtsalt maailma parim sina, ükskõik mis ei ole, mida sa teha tahad, siis sul ei ole konkurenti, sul ei ole konkurenti. See ongi nii huvitav koht, sul ei ole konkurenti. Ja me tihtilugu arvamegi, et kui ma hakkan tegelema sellega, mis mulle päriselt meeldib, siis kes see ikka tegelikult tahaks minu teenust või kes see ikka tahaks minu toodet või kes see ikka tahaks minu juurde tulla. Aga tegelikult tahab. Ja meid ongi pandud arvama justkui, et põhifookus on selle numbrikombinatsiooni teenimises. Aga see segab meeletult jälgi ja see on nii kohati nagu, see on nii huvitav vaadata. Ja need inimesed, kes on päriselt leidnud selle koha üles, et vahet ei ole, kas ma olen isegi vaene või mis iganes, on ju, siis ma lihtsalt alustan selle teega, et ma päriselt lähen selles suunas, mis on minu anne. Ja kui nad lõpuks saavutavadki siis selle edu, siis nemad on õige puslejupina justkui asetsenud lõpuks ometi õige koha peale. Ja see pusle on muidugi mega suur, seal on, ütlemegi mingi, ma ei tea, 1 miljon juppi on ju, pluss veel ilmselt tõenäoliselt rohkem. Ja siis see üks inimene istub seal õige koha peal. Ootab, kuni teised ka lõpuks oma õigetele kohtadele jõuavad. Aga teised ei jõua, sest et nemad on fokusseeritud selle numbrikombinatsiooni suurendamisele pangakontol, mis on energeetiliselt, fookus on täiesti vale koha peal. Ja siis ma jõudsin ka samasuguse kohani, et millel meie fookus on? Meie fookus on raha teenimisel. Fookus on täiesti vales kohas, kus tegelikult inimese fookus võiks olla. Kui arvestada seda, et selles kehastuses, kus me praegu oleme, me ei tea, kaua me selles oleme, võib-olla mõni elab 50-aastaseks, mõni 60, mõni elab veel vähem. Ehk siis, kui sa teed terve selle aja midagi, mis sulle tegelikult absoluutselt ei meeldi, ainult sellepärast, et raha teenida, siis energeetiliselt on sinu fookus totaalselt vales kohas. See on nagu nii vales kohas, kui vähegi olla saab. Ma saan aru, et iga hingekogemus on tema kogemus, tema ainulaadne kogemus ja vahet ei ole, mis ta siis otsustab siin kogeda, kõik on õige ja miski pole vale. Aga mul on see, et ma tihti lugu näen asjadele peale justkui hästi kõrgelt vaadates, justkui vaatangi siis nagu alla ja siis näen nagu inimesi niimoodi toimetamas ja asjatamas. Ja siis mul klikivad nii huvitavad asjad ja ma proovin siis neid nagu sõnadesse panna. Ja mul endal ongi vahepeal ka nii, et nagu ahaa momendid tulevad.
kõike seda, mida ma praegu jagan, ma tean seda, aga näha seda kõike nagu visuaalselt, nagu niimoodi pildina, kuidas need nagu inimesed niimoodi toimetavad ja seda raha nagu taga ajavad, see on nagu nii crazy näha seda visuaalselt ja see on nii põnev. Ja kui me fookus energeetiliselt on, siis ütleme nagu oma hinge missioonil või nagu sellele, et me saaksime oma hinge toita läbi mingisuguse tegevuse, siis meie fookus on sellel, et me seame iseennast number 1, ehk siis me hoolitseme enda eest. Me hoolitseme selle eest, et me saaksime teha neid asju, mida me tegelikult armastame, mida me tegelikult tahame ja kellega me tegelikult koos tahame olla, ilma et oleks mingisuguseks takistavaks teguriks see, et ma ei taha lahku minna, sest muidu mul ei ole raha. Ja siis ma vaatan sellele kõigele peale ja see tundubki nii huvitav. See tundub kõik nii huvitav, kuidas fookus on kõigil absoluutselt täiesti energeetiliselt vales suunas. See raha hirm on niivõrd suur, et kui mul raha ei ole, siis ma ei saa hakkama. Kui mul raha ei ole, siis ma ei ole mitte keegi. Kui mul raha ei ole, siis ma olen väärtusetu. Ja ma ei saa ennast teostada. Ehk siis, kui mul ei ole piisavalt raha, siis ma ei teosta ennast, kuigi tegelikult energeetiliselt on ju hoopis vastupidi. Ehk siis, kui ma tegelen sellega, mida mina päriselt teha tahan, millega minu hing tegeleda tahab, siis ma tegelikult ju teostan ennast. Aga nii huvitav, kuidas meil on vastupidi. Ehk siis tuntakse, et ma olen väärtuslik, ma olen oluline, ma olen tegija, ma olen kõike, kui ma teenin palju raha. Huvitav koht. Aga kuidas siis lõpuks saada nagu õigesse kohta oma puslejupiga? Võib-olla hakatagi siis minema lihtsalt üks samm korraga, et okei, võib-olla sa oled praegu töökohal, kus sulle ei meeldi ja sa teed hambad ristis. Aga mis on see, mida sa tegelikult teha tahaksid? Kui ei oleks raha maailmas välja mõeldud, mis on see, mida sa teha tahaksid? Ja lihtsalt hakata siis nagu vaikselt selle olmeprobleemide kõrvalt ja töö kõrvalt siis nagu vaikselt seda arendama, endas üles leidma ja sellega tegelema. Sest kui me jääme ootama seda hetke, kui meil ükskord on see 1 000 000 eurot seal pangakontol, et siis ma hakkan tegelema oma hobidega, siis seda ei juhtu. Pigem on see, et kohe hakata vaikselt mõtlema selle üle, et mis on see, mida mina teha tahan. Mis on see minu unikaalsus. Ja hakata vaikselt minema paralleelselt. See on võti. Mõtle, kui äge oleks näha kõiki inimesi tegemas neid asju, mida nad tegelikult armastavad, milles nad on päriselt head, milles nad on päriselt geeniused nende enda võtmes. Vau. See oleks nii äge, nagu kui värvilisem maailm oleks, kui õnnelikumad inimesed oleksid, kui rahul olevad nad oma eludega oleksid. Näha inimest tegemas asju, mida ta päriselt armastab, kus tal silmad nagu põlevad peas ja säravad nagu. Kas see poleks maagiline? See oleks täiega maagiline. Nii huvitav. Ma praegu siinkohal lõpetan. See arutelu ilmselt läheb minu peas edasi, sest et mingid otsad tahavad veel saada minu peas. Ehk siis minu analüütiline meel tahab saada mingeid vastuseid ja ma näen, et need on veel endiselt kuidagi lahti rullumas. See info veel ei ole lõplikult läbi tulnud ja võib-olla tuleb veel mingid visuaale.
Sest ma olen ise ka tegelikult praegu sellises kohas, kus ma tean, mida ma tahan, ma tean, mis mind huvi pakub, ma tean, mida ma teha tahan, aga paralleelselt on see mingisugune raha hirm, see vaeseks jäämise hirm on nii suur. Ja siis ma mõtlesingi, okei, vaatame täna selle teema sisse, nagu mis värk sellega on, et miks see on enamus inimesel esmane olmeprobleem kuklas, kui nad ärkavad hommikul üles ja kui nad lähevad õhtul magama. See on nende number top 1 olmeprobleem. Ja see ei ole okei. See ei ole okei. Ja see aina võimendub ja võimendub ja võimendub ja ma näen, kuidas see lausa halvab inimesi, see teeb neid haigeks, sest nad vist öösel ka mõtlevad selle raha mure peale, kui nad peaksid tegelikult magama. Vot, tänaseks ma lõpetan siit kohalt, võib-olla tuleb sellele järg, aga sain oma mõtted pandud purki eelkõige siis enda jaoks ja võib-olla siis kellelegi veel. Tšau!